poole sättima. Kehalaks said mõned tuuningud tehtud, said ette pandud LED-tuled, töötuled, et ikka oleks näha ka, mis pimedas kuhu sõidab. Siis kojavalgustused, uued tuled said ette, mõningad uued LED-sud, uued väljad ka. Et ei ole enam oranže koledaid välgi. Ja homme on meil põhivõistlus. Jah, nice. Tere hommikust, laupäevane päev. Lähme praegu tehnilisse, varsti hakkavad trennid, oleme teises grupis, et natuke on veel aega ja eks näis, mis trennis juhtuma hakkab, et rada on päris teistsugune ja palju pikemaks tehtud, kui me siis trennis sõitsime, et kõikidele kindlasti uus ja eks vaatab. No nii, esimene trenn on nüüd läbi, tunne on väga hea, et saime proovida ka teist treffi, 245 laiusega poolslikki, et pidamine on kindlasti palju suurem kui meie tavapärasel treffil, ehk siis 225 tänavarifil. Et oli päris äge kogemus ja trenni saime küllalt ning nüüd hakkab kvalifikatsioon, et jääme ootele, aga tundub, et hakkab vihma sadama kahjuks, et eks näis. väikse põsemusi sinna taha. Ei, esimeses lasid ikka taga otse mõnusalt seal kuradi lehti. Pakkisin kokku ära. Aga need Atlantis seeproovestus ja Marus 14 tegelikult.
Semi-pro võistlus on nüüd läbi minu jaoks, et quali tulemuste puhul sain siis otse edasi top 16-sse ja põhimõtteliselt täispalukaga sõitsime Keijo Eimanniga, lihtsalt üritasime seal ellu jääda, aga tagasõites tegime siukse vea, et seal on üks nõelakurv ja seal ma lihtsalt lõin siduri pedaalist otseselt mõttes jalaga mööda ja piil voolas ära. Läksin sirgeks ja enam järgi ei jõudnud, et ei ole õnn jälle meie poolt, aga sõitmata on veel superfinaalid, et see toimub siis pimedas ja tuleb kindlasti huvitav.
poiste poolt, nii vastu. Mis ma öelda saan? Nii lähedal oli poodium. Ma olen vägagi rahul ja mul oli absoluutselt ükskõik, kes sinna poodiumile sai. Et